ma olen nüüd seda võib-olla YouTube'i mõtet siin peas veeretanud juba üle aasta aja ja täna mõtlesin siis, et kaua võib. Paneme kaamera huugama ja hakkame pihta. Ja siin ma nüüd olen, et võtan uue väljakutse vastu. Kes mind siis veel ei tea, siis minu nimi on Siim Pihla ja tegelen ma muidu tavaelus smartlukkudega ja mis teine firma on Estvap, mis tegeleb kodu koristamisseadmetega, kvaliteetsed Itaalia tooted, toon eestlasteni, käin nende kodudes näitamas, käin firmades ja samuti kõik sihtasutused, et väga paljud teavad mind selle kaudu, et ma olen Auru Siim või siis Luku Siim, et mõlemad on aktuaalsed variandid ja põhimõtteliselt müügivaldkonnas olen ma 11 aastat olnud ja Estvapi olen ma teinud peaaegu 10 aastat. See on minu esimene ettevõte, millega ma hakkasin müügivaldkonnas tegelema. Eelnevalt olen ma väga palju ettevõtlusega ka tegelen tööjõurendiga ja nii edasi, aga täna mu süda sellest hetkest, kui ma leidsin müügi, kuulub sinna. Ja muidu teen ka lühivideosi, teen lõbusaid lugusi. Eelnevalt olengi seda teinud Instagramis, Reelsidena ja lihtsalt storydes jaganud oma kogukonnaga videosi, aga täna ma võtan sammu edasi, et miks ma YouTube'i tahan tulla proovima. Platvorm on teistsugune formaat, saad pikemaid videosid teha, rohkem dokumenteerida ja anname võimaluse, et aasta aja pärast jällegi oleks hea tagasi vaadata, näha, mida siis see aasta on mulle õpetanud ja kas on ka toimunud mingit arengut. Kui täna ma vaatan tagasi, siis peaaegu aasta on möödas, kui ma Instagramiga alustasin, siis tegelikult tulemus on muutunud paremaks ja muidugi on väga-väga palju minna ja nagu iga asjaga pole see kunagi täiesti valmis, alati on arenemis- ja õppimisruumi. Aga võib-olla siis täna alustuseks räägin ka teile ühe lõbusa loo, kuidas ma ükskord sattusin ühe kliendi juurde põhimõtteliselt tutvustama meie Estvapi toodet, et tegelen siis ma igapäevaselt kliendi kohtumistega, kus ma käin tutvustamas meie ühte puhastusseadet, mida itaallased mulle Itaalias teevad otsast lõpuni ja selle toote nimi on Estvap ja seda on ka võimalik Instagramis näha, Estvap Estonia. Et kogu toode valmis Itaalias ja minu meeskond, koostööpartnerid, käime seda siis üle Eesti näitamas ja sattusin siis ühe kliendi juurde. See oli siis Lõuna-Eestis ja see oli ütleme päevane aeg. Üks naisterahvas võttis mind vasta ja läksin sinna kohale, koputasin uksele, meil oli kokku lepitud esitlus ja hakkasin siis kliendiga suhtlema, tegema kontakti ja saime siukse hea läbisaamisega, aga ma tundsin, et kuidagi mingi asi nagu päris õige ei ole, et ta on kuidagi natuke närviline või midagi on temas, mis nagu ei ole päris õige, et me nagu suhtlesime, küsisin, millega tema tegeleb ja kuidas see elu siin kandis on ja siuke small talk, aga asi arenes, seal tuli mitu ühist huvi välja ja tuli ka välja, et olen varem käinud kellegi tuttava juures näitamas meie toodet ja ta on väga rahule jäänud ja ikkagi siukene kontakt tekkis ja rääkisime juttu ja siis mõtlesin, et okei, et hakkan siis seda struktuuri tegema ja hakkan siis rääkima lähemalt firmast, teeme väikse koristusuuringu ja jõudsime asja juurde, tegin kõik, talle väga meeldis, tutvustasin toodet, proovisime erinevate asjade peal, reaalselt tegime ahju lihtsalt, literaali ahi läks täiesti läikima, 0 keemiat Estvapiga ja ta oli nagu täiesti silmad särasid, ütlesin, et tulemused näitavad, et masin on efektiivne, aga teil võiks siuke asi olla.
ta ütles, et muidugi võiks, et ja siis ma ütlesin, ilmselt on küsimus hinnas ja siis ta ütles, et on küll ja siis ma nägin ta näost, et ta kuidagi muutus natuke sihukeseks nagu pabistavaks ja siis istusime maha ja vaatasime need punktid üle, mis me ennem kirja panime, et milline peaks olema kliendil see hea koristusasi, kui tal üldse kodus oleks, et mugav, kerge, väike ja tõhus on ju, et efektiivsus, kõik punktid saime täidetud ja ütlesingi, et ilmselt on küsimus hinnas, et kui hind või soetamistingimused sobivad, tuleksite meie kliendiks. Ja klient ütles, et jaa, tuleksin küll ja siis kirjutan hinna välja ja võib-olla läheb mingi 10 sekki mööda ja tagant toast hüppab vend noaga välja. Et ma ehmatasin nagu näost täiesti ära, mõtlesin, mida äkki. Ja ta oli siuke nagu joonud, meeltesegaduses ja ütlesin, et peremees, rahune maha, et ei ole midagi, et ja ta oli siuke väga agressiivne ja siis see klient, naine hüppas vahel, ütles, mida sa teed, hull oled ja see seal nagu nutis, et ei, et ta on lihtsalt müügiesindaja. Ma ütlesin et peremees rahunegi, et ma tulin lihtsalt toodet näitama ja ta alguses ei saanud, ma ei saa aru, mis ta mõtles oma peas või mis tal oli, aga siis vaikselt hakkas maha rahunema. Ma ütlesin, et ma ei pea siin olema, et kui sa ei soovi, et meil oli kohtumine kokku lepitud. Ja see naine siis jälle ütles, et mida sa teed ja lõpuks see peremees siis hakkas vaikselt rahunema seal ja saavutasime selle peremehega ka kontakti ikkagi vaikselt, et ma ise, mul süda tagus sees, mõtlesin, et nüüd ongi lõpp käes, aga näed, et tuleb seda tööd tehes igasuguseid olukordi ette ja siis see mees nagu selgines ja vaikselt ta sai aru, et olukord vist ei ole selline, milline tema fantaasia või mõttemaailm oli, et ta oli terve aeg tagatoas ja siis ta, ma ei tea, kas ta magas või oli, ma ei tea, mida ta tegi ja siis ta nagu plahvatas ja lõpuks siis rahunes ikkagi maha ja saime taga kuidagi ühele joonele, aga see on siuke nagu mälestus, et mis meelest ära ei lähe, nii et kõike võib seda tööd tehes ette tulla. Aga kindlasti on palju lugusid, kohtumisi, mida teiega veel jagada, püsige lainel.